Nii, head kolleegid, kallid sõbrad, tore on teid siin täna palju näha. Ja tõepoolest paluti rääkida natuke sellisest tulevikutranspordist. Täna on sellest juba päris palju juttu olnud, nii et võib-olla mõned asjad siin ka natukene korduvad, võib-olla et see tulevik nii hirmus keeruline selles mõttes ei olegi. Aga kui enne oli juttu Teede Tehnokeskus 50 aastat vana, ma ei kujuta ette, kui palju inimesi kujutas ette, et milline on olukord täna 50 aastat tagasi nendest esimestest inimestest. Aga võib-olla on asi selles, et ta ei olegi nii palju erinev, kui me tihtipeale arvame. Mõned targad inimesed on öelnud, et see tulevik näeb välja üsna tänase moodi, võib-olla on natukene teistsugune, et võib-olla see nii väga erinev ei pruugi tingimata ollagi. Aga mõned sellised üldised asjad võib-olla ennem ja siis võib-olla selline puht subjektiivne isiklik pilk ka natukene sellesse tulevikku, mis võiks meid transpordialal ees oodata ja tõesti natukene võib-olla nendest ohtudest ja rõõmudest ka, millest siin juba korra juttu oli. Nagu öeldud, ennustamine on tegelikult üsna tänamatu tegevus. Siin on üks pilt, mis ilmus ühes ajakirjas augustist 1925 ja kus siis püüti ennustada seda, milline näeb välja linn 1950. aastal. Ja kui vaadata, siis midagi nagu meenutab tänast linna, aga võib-olla mitte väga. 25 aastat tegelikult ei ole ju nii hirmus pikk aeg. Kui hakata mõtlema, siis suur osa siin tänastest inimestest on juba nii palju elanud, tõenäoliselt elab veel nii palju ja me võiksime seda tulevikku ette kujutada, aga kas see linn just 25 aasta pärast ka hakkab selline välja nägema, siis selles ma natukene kahtlen. Märkus on eelkõige selles, et ennustamine on teatavasti üsna tänamatu tegevus. Kui me räägime sellest, mida me saame muuta, mida me tahame muuta, siis paraku peab ütlema, et kõik otsad inseneride käes siiski ei ole. Sellest oli täna juba siin mõnes ettekandes natuke juttu ka ja kui Raivo Varel ei õnnestunud kõiki oma 139 slaidi näidates, ma võib-olla mõned näitan tema asemel siiski ära. Mõned tendentsid, mis tegelikult otseselt inseneridest ei sõltu, võib-olla kaudselt teatud määral, aga väga otsedest, on järgmised. Üks asi on see, et nagu laulusalm ütleb, me kõik saame vanaks, aga probleem on eelkõige selles, et kogu rahvas saab vanaks. Ja see on vist üks paratamatu protsess, mida me peame tulevikus arvestama, et meil on eakaid inimesi tänasest tegelikult tunduvalt rohkem. Üsna hiljuti, kuskil vist umbes 2 nädalat tagasi avaldas Statistikaamet ühe taolise informatsiooni või taolise prognoosi, kus on siis öeldud, et kui meil täna on 65 ja vanemate inimeste osakaal kogu rahvastikus 18%, siis aastal 2040, ehk siis jämedalt 25 aasta pärast on neid juba tervikuna 28%. Ja ma ei taha üldse rääkida siin ei pensionifondidest ega sellest, kes keda peab üleval pidama, aga päris selge on see, et selline muutus rahvastikus toob kaasa ka teatavad muutused transpordis ja liikuvuses üldse, mida tõenäoliselt insenerid varem või hiljem peavad hakkama silmas pidama ja arvesse võtma. Kui vaadata, kus need vanemad inimesed siis elama hakkavad, siis paraku on seis selline, et just nimelt, nagu ennemgi üks pilt siin juba tegelikult täna näitas, et paraku on nii, et nooremad kogunevad siin suurematesse linnadesse, eelkõige siis Tallinnasse ja Tartusse, ja vanemaealiste ruum selle võrra laieneb siis tegelikult Eestis teistes maakondades. Need on asjad, mida tõenäoliselt jälle me otseselt inseneridena võib-olla silmas pidada ei saa. Mis veel? Üldiselt ju elanikkond meil langeb, kui me olulisel määral võõrtööjõudu sisse tooma ei hakka ja selles suhtes on väga palju erinevaid arvamusi, aga tõenäoliselt lähemal ajal midagi sellist vähemalt massilisel määral toimuma ei hakka, siis võib öelda, et rahvast jääb meil üldiselt vähemaks ja samal ajal tegelikult see rahvastiku jagunemine tulevikus erinevate elukohtade vahel hakkab olema ilmselt veelgi drastilisem kui see, mida me tegelikult nagu täna näeme, ehk siis märksõnaks võiks olla tegelikult kontsentreerumine keskustesse ja nende lähiümbrusse. Ja see lähiümbruse kujunemine on nüüd küll midagi sellist, mida tegelikult insenerid üsna olulisel määral minu arvates mõjutada saavad, ehk teiste sõnadega me räägime kättesaadavusest. Kui vaadata, kus siis seesama tõmbekeskuste pilt, mis ennem tegemata jäi, mida siin on kokku pandud, varem või hiljem, ükskõik kas me nimetame seda riigireformiks, riigi pidamise reformiks, nagu soovitas Jüri Raidla või räägime haldusreformist, mida iganes, aga paratamatult võib öelda, et mõned need tendentsid on siin ilmselt üsna ilmekad ja just nimelt sellised, kuhu siis inimesed koonduvad. Ja ma ei tea, kui hästi on näha, aga seal vasakul allnurgas slaidi juures on üks selline Tartu Ülikoolis tehtud uuring, mis näitab seda, et inimeste aktsepteeritav ajakulu ühele sõidule hommikul kodunt tööle on enamuste jaoks, inimeste jaoks 30 minutit ja ütleme niimoodi, et lepime veel siis ka, kui see on 45 minutit. Kui see muutub pikemaks, siis tõenäoliselt see elu ja töökoha valik
saab olema mõnevõrra teistsugune, kui me võib-olla oleme harjunud või mis siis hakkab mõjutama meie tegelikku liikuvust. Seega, inimene, kui ta leiab endale töökoha, siis ta valib endale elukoha selle järgi, et ta jõuaks tegelikult mõistliku ajakuluga tööle. Ja seda ma võin päris kindel olla, et ka 25 aasta pärast on päevas ikkagi 24 tundi ja mitte 1 minutit rohkem. Veel paar asja. Kui rääkida tulevikust, siis me võime unistada kõik võimalikest vahvatest lahendustest, mis on tegelikult täna juba mõneti, võib öelda, üsna käega katsutavad, nad on meil täna juba kaugemal kui mingi labori prototüüp kuskil. Aga samas võib öelda, et ka mõned tendentsid on üsna aeglased ja mõned asjad on meil täna juba väga olemas. Kui vaadata tänast Eesti autoparki, siis me näeme, et selle autopargi keskmine vanus on jämedalt 15 aastat ja kui nüüd prognoosida siis tuleviku järgmisse näiteks 15 aastasse, siis võib väga lihtsalt öelda, et pooled, eelkõige see uuem pool nendest autodest on meil täna juba tegelikult olemas. Suur osa nendest autodest, kes sõidavad Eestis 15 aasta pärast, on täna juba tegelikult siin. Oma tegelike omadustega, oma kütuse kuluga, oma kütuse liigiga, nende mootoritega, tõsi küll 15 aasta pärast on nad märgatavalt vanemad kui täna, aga nad tõenäoliselt on suure osaga veel alles. Et võib arvata, et 15 aasta pärast olulist sellist tehnoloogilist muutust, nagu mõned inimesed on unistanud, et võib-olla siin 20 aasta pärast näiteks sõidavadki ainult need autod, kus juhti enam vaja ei ole, et sellist asja me tõenäoliselt veel 15 või ütleme 20 aasta pärast vähemalt suurel määral või vähemalt domineerivana ilmselgelt veel ei näe. Mõned asjad, mis tulevad Brüsselist ja alati ei saa öelda, et kõik need asjad, mis Brüsselist tulevad, tuleks banaanikõverus või mõned muud rumalad direktiivid. Mõned asjad, mis on Euroopa Liidu poolt välja öeldud, on tegelikult minu meelest üsna mõistlikud või vähemalt kirjeldavad seda võimalikku tuleviku arengut ka meie jaoks üsna olulisel määral. Ja mõned on siin kirjas. Üldine poliitika, mida siis Euroopa Liit praegusel hetkel ajab, ütleb seda, et me peame kindlasti vähendama saastet. Võib-olla me ei tunneta seda, ma mäletan, et mingi uuring oli, mis näitas seda, et eestlased on tegelikult kogu kliimamuutuse temaatika vastu kõige skeptilisemad Euroopa Liidus üleüldse, aga võib arvata, et paratamatult see temaatika, see valdkond muutub tulevikus tegelikult tähtsamaks ka siin. See, mida Euroopa Liit rõhutab ja millest ennem natukene ka juba juttu oli, on mitmeliigiline ja tõhus linnade vahelise liikumise võimekus, ülemaailmsed võrdsed tingimused pikamaareiside ja mandrite vaheliste kaubavedude jaoks ja selline olulisem viimane aspekt, keskkonnasäästlik linnatransport, mis kindlasti on ka üks omaette ja võib-olla natukene muust, eriti Eesti kontekstis, muust liikuvusest natukene eristuv temaatika. Sellest tulenevalt ma arvan, et järgmistel võib-olla aastakümnel, võib-olla tosinal aastal on väga oluline see, et me teeksime mõned üsna olulised poliitilised otsused, tahame me neid või ei taha. Ja need otsused puudutavad üsna palju ka tulevast transpordipoliitikat. Ehk eelkõige võiks küsida seda, et mis on siis Eesti roll tulevikus. Kas selline tubli järelsörkimine, et kui Euroopast tuleb mingi direktiiv, siis 2-3 aasta pärast me võtame ta vastu ja siis mõtleme, mida sellega peale hakata või kuidas seda enda jaoks kohandada või siis proovida sellest mingis mõttes ümber või mööda hiilida või ikkagi siis selline julge tegutsemine. Võib-olla Eesti oma suuruses, me tihtipeale kurdame, et Eesti on nii väike ja rahvast on vähe, aga võib-olla me võiksime olla tegelikult üsna selline vapper, tugev, pisike küll, aga ikkagi eeskujulik selline proovikivi või näitelava mõningatele uutele lahendustele. Maksupoliitika, mida ennem juba puudutati, mis puudutab eelkõige seda, kellele me maksame peale ja kelle käest me raha korjame. Need on kindlasti rasked otsused, mida tuleb teha, aga kui neid ei tehta, siis nad jäävad tegemata ja siis tõenäoliselt tekitab see meile rohkem probleeme kui valikuid. Prioriteedid. Mida me siis tegelikult tulevikult ootame. Alati või öelda, et kõik need tendentsid, mida siis olemasolev statistika näitab, on sellised, mis paratamatult peaks olema võimelised või mida saab paratamatult ekstrapoleerida ka tulevikku. Ma arvan, et üldjuhul on planeerimistegevus ja mõned sellised otsused just need, et me peaksime lähtuma nendest asjadest, millist riiki, millist maad me tahame näha, mitte nendest, et need on meie jaoks paratamatud otsused. Ehk mõned sellised küsimused. Kes ja kus elavad, kus inimesed õpivad, kus töötavad ja millist tööd nad tulevikus teevad. Ehk sellest tuleneb otseselt järeldus, mida ja keda ja kui palju ja kuhu on vaja vedada. Ja
Eestil on olemas üsna tugev maine e-riigina. Kui vaadata jälle sisuliselt, siis võib öelda, et võib-olla me täna neid transpordis neid e-lahendusi või siis selliseid intelligentseid lahendusi liiga palju ei näe, aga paratamatult võib öelda, et meil on olemas täna juba suur osa sellest tehnoloogiast, mida oleks võimalik selliste uute, värskete, innovatiivsete ideede vankri ette rakendada. Küsimus on, kas me seda suudame ja kas me seda ka tegelikult tahame. Innovatsioon transpordis. Kui olin natuke mõnevõrra noorem, siis oli selline üsna popfilm, kus olid väga targad autod tegelikult juba olemas. Täna võib öelda, et see enam ei ole film, see on tõepoolest tegelikult olukord, mis meid tegelikult lähiaastatel ees valitseb. Nagu ma ütlesin, võib-olla ei ole see domineeriv tulevik, aga kindlasti on asi, millega võiks tegeleda. Ehk siis, millised on uued sõidukid, mida see tähendab inimesele, milline on uus juht ja arvestades tänast juubilari, siis milline on uus tee. Ja ma arvan, et Teede Tehnokeskusel oleks võib-olla siin natukene nagu mõtlemise ainet. Mis need uued IT-lahendused siis võivad olla? Ja sisuliselt võib öelda, nagu ma ütlesin, me täna enam ei räägi unistustest, me räägime tegelikult nagu suures osas tehnoloogilistest lahendustest, mis meil täna on ühel või teisel kujul olemas ja mille rakendamine on lihtsalt kas lühema või pikema aja küsimus, aga tegelikult ei ole vaja enam suurt midagi leiutada. Ehk targad autod. Päris selge on see, et inimene on oma tegevuses üsna puudulik ja üsna ekslik, meil on omad füsioloogilised piirangud, reaktsiooniaeg, nägemisvõime, kuulmisvõime, tajumisvõime ja nii edasi. Ja tänapäeva tehnoloogilised lahendused on eelkõige need, mis üritavad siis sellised inimese puudujääke teatud määral elektroonika abil või e-lahenduste abil kompenseerida ja vaikselt siis võetakse tegelikult kogu aeg juhi selliseid tavapäraseid tegevusi üle. Kui te mõtlete, kui palju teil on täna kõik võimalikke piiksuvaid autos asju, mis tegelikult piiksuvad, teevad häält või midagi näitavad ja kui palju neid oli võib-olla vähem kui 10 aastat tagasi, siis te võite ette kujutada, et see areng on tegelikult olnud üsna oluline. Ja samal ajal, kui tee ei muutu targaks, siis ei ole targal autol suurt mõtet. Mida siis tark tee peaks tegema? Aitama eelkõige sellel samal autol või muul sõidukil, on see siis rong või mis tahes, sõidukis orienteeruda, juhtida, liigelda ja seda kõike siis sujuvamalt, soodsamalt ja kokkuvõttes võib-olla ka säästlikumalt. Ja loomulikult see võimaldab tegelikult ka üsna palju teha tarku juhtimisotsuseid. Et asjad, mida me täna näeme, mis tegelikult nagu toimivad, võiksid ja peaksid tegelikult mõnes mõttes toimima võib-olla palju sujuvamalt, palju kindlamini ja palju vähem meie igapäevaseid närve liikluses raiskamata ja kulutamata. Mis on inimese roll siis? Kui meil saavad olema targad autod, võib öelda, et aga kas inimesele jääb ka mingi vastutus, mida me siis tegelikult nagu inimeselt ootame. Mulle tundub, et siin on väga analoog meie arvutitega, et kui me ostame endale uue arvuti, me tõenäoliselt seda iga paari, 3, 4, 5 aasta tagant teeme, saame uue arvuti. Küsimus on selles, kui palju me tegelikult selle arvuti võimalustest reaalselt ära kasutame ja kokkuvõttes võib öelda küll niimoodi, kuigi paljud tudengid vaidlevad mulle kindlasti vastu, et arvuti ei tee ise midagi. Inimene tegelikult ütleb, mida arvuti peab tegema. Meie küsimus on eelkõige see, kas me oskame arvutile öelda, mida me tahame. Millist lahendust me tegelikult nagu ootame. Kas me oskame koostada neid vahvaid lahendusi ja kas me teame tegelikult, milline on siis hea transpordisüsteem. Kui me tahame paremat, siis me peame teadma, mida see parem tähendab. Siin on kindlasti üks koht, kus diskussioonil oleks oma oluline roll tegelikult ka ühiskonnas ja ma arvan, et mitte 10 või 15 aasta pärast, aga tegelikult juba homme. Paratamatult kaasnevad kõik võimalike lahendustega ka mõned ohud. Ja kui teemas oli see, et on ka mõned ohud, siis mõned ma julgen siin tegelikult võib-olla ette lugeda. Kõigepealt, nagu teada, arvutid jooksevad meil vahetevahel kokku. Ja kui see juhtub, siis me oleme üsna tigedad, teinekord need arvutid ei lähe uuesti käima ja siis me oleme mõned tunneme ennast ootamatult abitult. Ja nii abitult, nagu me kindlasti ei tundnud ennast 20 aastat tagasi, kui võib-olla see väike taskukalkulaator oli ainuke asi ja mõnel mehel oli taskus võib-olla lükatki veel tegelikult. Täna arvuti ei tööta, internetti ei ole, elu on lõppenud, eks ole, mobiiliühendust ei ole. Tehnoloogilised vead, mis paratamatult võivad meid tabada. Kas vist eile oli uudis, et General Motors vist kutsus tagasi 80 000 autot, kus võib olla mingisugune tehnoloogiline viga näiteks. Tundub, et need lahendused, need on paratu sellised laste haiguse sümptomid ja need on vist paratamatult vaja üle elada. Terrorismi oht on olemas. Kõik inimesed ei ole maailmas head, paratamatult leidub ka natuke halvemaid, mis tähendab seda, et tegelikult oma lahendusi me peame kaitsma nende halbade eest.
Ja loomulikult see, millest hästi palju on räägitud. Kui keegi kogu aeg teab, kus me oleme, mida me teeme, kellega me oleme, mida me sööme, joome, ostame, tarbime, siis paratamatult võib tekkida teatav selline foobia, selline suure venna sümptom. Meid järgitakse kogu aeg. Võib-olla me lepime sellega, võib-olla me Eestis olemegi sellega palju olulisemal määral rohkem leppinud kui näiteks sellises tavapärases, traditsioonilises Euroopas. Aga paratamatult on see kindlasti üks probleem, mis nende uute lahendustega tulevikus kaasneb. Veel mõned ohud. Inimfaktori rolli vähenemine. Jah, kui me anname pidevalt nagu oma teatavat tegevust, oma teatav osa oma enda rakendustest, teadmistest, oskustest ja ütleme tarkusest ära, kuhu jääb siis talupoja mõistus? Kas need otsused, mida me teeme, põhinevad ka ainult mingitel arvutustel ja me tõepoolest saame tulemused, arvuti ütleb, et nii on parem, aga meie enda tahtmised, meie enda soovid, ja siit tuleme jälle tagasi selle eelmise jutu juurde, millest juttu oli, et kui hästi me oskame tegelikult öelda arvutile, mida me tegelikult tahame. Ja muidugi teine selline oht veel, mis on tegelikult selline, mida nimetatakse liiklusohutuse alal riski kompenseerimiseks. Mida rohkem on meil abivahendeid, seda rohkem me neid usaldame ja seda vähem me usaldame oma enda mõistust ja seda vähem me kasutame oma enda mõistust tegelikult liikluses selleks, et normaalselt hästi toime tulla. Ma ei tea, kas keegi juhtus vaata meile ühte Eesti Televisiooni saadet, kus räägiti hõimudest kuskil Amazonase ürgmetsades ja seal oli väga tore lause, mis mulle tegelikult meeldis, et kui peaks juhtuma maailmaga katastroof, mida mõned tulevikuennustajad on öelnud, siis tõenäoliselt on kõige paremad võimalused, kõige suuremad šansid ellu jääda sellel hõimul, kes tegelikult tsivilisatsioonist suurt midagi ei tea. Kui me oleme väga seotud, väga tundlikud, väga kinni nendes tehnoloogilistes lahendustes, siis see võib tegelikult viia meid teatavasse sellisesse mugavusse tsooni. Ja see viimane, mis seal all on, lihtsalt liiga palju piikse. Kui kõik asjad piiksuvad, siis me enam ei tea, mis keegi mulle midagi öelda tahab ja mida ma tegelikult nendest piiksudest peaksin siis tõsiselt võtma ja mida mitte. Kui suurt osa me tehnoloogilistest lahendustest tegelikult oskame reaalselt ära kasutada? Meil on täna võimalused olemas, mida me siis täna teeme? Ütleme, et meil on head teed, tore. Kui suurt osa me arvutivõimalustest tegelikult ära kasutame? Kui palju me teame, millised programmid meie laptopis tegelikult on ja kui palju me oskame tegelikult neid üldse nagu kasutada? See on tegelikult üks probleem. Natukene tahaks rääkida ohutusest ka. See on muuseas mulle selline lemmikteema ja hingelähedane teema ja sellest kuidagi nagu mööda ei saa. Kui rääkida transpordist üldse, siis ma ei taha pikalt rääkida sellest nimetatud nullvisioonist, aga selle mõte on väga lihtne, et tegelikult transpordisüsteem on üks väheseid inimese enda täielikult loodud süsteeme, kus me tegelikult aktsepteerime seda, et keegi saab surma. Ja neid süsteeme väga palju ei ole. Vaadake, kui Riias oli Maxima varing, siis me rääkisime hästi palju, kes on süüdi, kas ehitaja või projekteerija või lumi või vääramatu jõud või midagi taolist, aga me kuidagi ei öelnud, et see on normaalne loogiline lahendus. Liikluses me paraku teatud määral seda aktsepteerime. Tänapäeva need uued võimalused või need lähemal ajal tulevad või tekkivad uued võimalused tegelikult aitavad või peaksid aitama meil tegelikult neid ohte teataval määral ära hoida või likvideerida. Põhimõtteliselt on võimalik muuta transpordisüsteem selliseks, kus inimesed ei peaks surma saama ja võib-olla 50 aasta pärast Teede Tehnokeskuse 100. juubelil me ei räägigi enam ohutusest kui sellisest, et see probleem võib-olla selles kontekstis, mida me täna käsitleme, on tegelikult võib-olla üldse kadunud. Volvol on olemas väga kena initsiatiiv ja kui te vaatate, siis siin ei olegi enam väga palju aastaid. 2020 ükski inimene Volvo autos, mis on siis välja lastud sellel ajal, ei tohiks enam surma saada. Miks mitte? Võib-olla. Inimesed usuvad ja kui nad usuvad, siis nad võib-olla on võimelised ka seda tulevikku tegelikult reaalselt realiseerima. Tarkadest autodest on hästi palju rakendusi, ma ei hakka neist võib-olla väga pikalt rääkima. Kõik suuremad autotootjad tegelikult vaikselt mõtlevad selle peale ja sellega tegelikult tegeldakse. Autod, mis suudavad siis ise sõita, ise hoida õiget pikki vahet, tunda ära foore ja kujutage ette, mis see veel võib kaasa tuua. See võib tekkida mingil hetkel vajadus, kus meil tegelikult nagu tavapärane liiklusjärelevalve ja kõik need lahendused muutuvad nagu mõneti mõttetuks ja nad võivad kujuneda hoopis teistsuguseks, millest mõnda võib-olla täna ei kujutagi päris hästi tegelikult reaalselt ette.
Veel oli juttu sellest juba ennem, et tõenäoline on see tulevikus, mis võib juhtuda, et me ei vaja enam üldse sellisel kujul ja selliseid autosid, nagu meil täna on. Et tõenäoliselt 15 aasta pärast see probleem, et naabrimehel on parem auto ja tänu sellele ma pean endale uue ostma, ehk hakkab mööda saama. Ja tõenäoliselt on tuleviku autod natukene targemad, nagu jutt oli, aga ka tõenäoliselt tunduvalt säästlikumad ja ilmselt ka mõnevõrra väiksemad, kui nad meil tegelikult on täna. Ja kindlasti on auto iseenesest üks selline vahend, mis suudab ise ka koguda informatsiooni ja seda edastada siis ka teistele autodele. Sellised lahendused ju teatavasti on ka täna juba olemas. Küsimus on selles, kui ja mil määral neid me oskame tegelikult rakendada. Põhimõtteliselt isesõitva autotehnoloogia on teatavasti juba olemas, Californias nad juba täna sõidavad, neil on antud luba ja paljudes teistes riikides ka. Eesti e-riigina võiks tegelikult mõelda selle peale, kas meil oleks siin ka midagi kaasa rääkida või me lihtsalt ootame, kuni sellised asjad tekivad ja hakkame siis mingil hetkel ka vaatama, kuidas nad Eesti teedel mingil hetkel vurama hakkavad. Mida ma julgen arvata, on see, et tegelikult nõudlus sellise tavapärase auto järele tõenäoliselt tulevikus mõnevõrra väheneb. Nõudlus eelkõige omada autot. Milleks mulle isiklik auto, kui ma võin tegelikult võtta selle mulle sobiva meeldiva auto kuskilt esimesel tänava nurgalt, kasutades selleks mingit elektroonilist identifitseerimisvõimalust, sõita sellega sinna, kuhu ma tahan ja siis jätta ta sinna. Kas mul on vajadus tingimata pidada, nii nagu 20 aastat tagasi oli garaaži, kus siis tugevamad, targemad, nupukamad mehaanikud suutsid oma auto ise üles vuntsida. Tõenäoliselt me täna juba seda suurel määral ei suuda ja päris ilmne on see, et 20 aasta pärast on see veel tõenäolisem kui täna. Nii et ilmselt nagu vajadus isiklikku autot omada väheneb. Ja samal ajal võib öelda, et tõenäoliselt muutub ka mõiste ühissõiduk. Ma isegi julge öelda, kuidas seda asja hakatakse tulevikus nimetama. Kas see siis on individuaalne ühissõiduk või ühine individuaalsõiduk või midagi taolist. Ka selle kohta on täna juba rakendusi olemas. On see siis midagi väikse bussi taolist või mitte, väga raske on öelda ja hea meelega ei tahaks neid pilte siia ette manada. Eriti selles kontekstis, kui keegi tuleb järgmisel juubelil ja näitab jälle, näed, vaadake, mida räägiti ja siis me naerame, et pilt oli üsna naljakas. Aga tõenäoliselt mingid taolised lahendused, eriti meil siin, kus tegelikult tõesti suur osa maast on suhteliselt tühi ja kus tegelikult sellised suure veovõimega lahendused, kui see rong välja jätta, millest ennem jutt oli, ei ole otstarbekad, siis tõenäoliselt mingid uued lahendused on tulemas. Millised on täpselt on, ma arvan, et siin on tegelikult inseneridel üsna suur roll ja üsna palju mõtlemisainet. Norrakad on teinud paar huvitavat prognoosi ja teinekord võib vaadata, mida targemad inimesed on öelnud. Norra prognoos aastaks 2030, mis on siis jämedalt 15 aasta pärast, ütleb seda, et inimeste liikuvus tervikuna suureneb päris olulisel määral, kuid erinevate liikumisviiside osakaal suureneb natukene erineval määral. Kõige kiiremini prognoosivad nad tegelikult lennuliikluse mahtu, 1,4 korda 140%, rong 1,38, üsna täpsed numbrid, kas pole. Autoliiklust 1,3 korda tegelikult, ei ole ju ka mitte väga vähe. Laevaliiklust 1,15 korda ja bussiliiklust 1,1 korda. Ja kui vaadata, siis seda prognoosis võib öelda, et tõenäoliselt 15 aasta pärast me liigume tunduvalt rohkem, kui me seda teeme täna, aga me teeme seda ka tõenäoliselt natukene teiste vahendite või teiste meetoditega, mida me tunneme tegelikult täna. Norrakad on veel prognoosinud tulevikku ja ütlevad seda, et maksimaalselt, mitte enam kui 41% uutest müüdavatest autodest 2030. aastal on tavapärase mootoriga, sisepõlemismootoriga, kas siis bensiini või diislit kasutavad. Alla 40% tõenäoliselt. Hübriidautode osakaalu müüdavatest sõidukitest hindavad nad 2030. aastaks 35% ja vesinikelemendiga või elektriautode osa, tõsi küll, mõnevõrra hiljem, 2050. aastaks prognoositakse, kasvab enam kui 50%. Mis tähendab seda, et tõenäoliselt tuleviku kütus ei ole see, mida me oleme täna harjunud rääkima. Sellest tulenevalt ma olen täiesti nõus eelkõnelejatega, mis tähendab seda, et tõenäoliselt maksupoliitika peab muutuma ja tõenäoliselt ka muutub. Missuguseks on ilmselt sellise poliitilise otsuse teema, on ilmselt ka ühiskondliku debati teema, milline on siis aus, milline on õiglane maksusüsteem, aga tõenäoliselt ei ole see, mida me oleme harjunud täna nägema. Tõenäoliselt seostatakse makse enam keskkonnamõjudega ja tõenäoliselt muudetakse maksu kogumine oluliselt lihtsamaks, kui see täna on.
Ma ei tea, milline see täpselt on, võib-olla on see kilomeetripõhine, millest räägitakse. Soomlased on pannud Jorma Ollila eeskujul või soovil või tema on selle töögrupi juht, ühe töögrupi kokku, mis peaks siis arutama ja vaatama või prognoosima seda, millised võiksid olla Soome transpordimaksulahendused tulevikus. Tasub sellele mõelda. Tervikuna, nagu ma ütlesin, on ilmne, et liikumisnõudlus ei kahane, pigem ta suureneb, aga ilmselt muutub üsna tähelepanu-väärsel määral just see, millega me liigume, kus me liigume ja kui palju me liigume. Väheneb kindlasti vajadus isikliku auto omamise järele ja lisanduvad väga paindlikud lahendused. Nagu ma ütlesin, need võivad olla kõik erinevad rendilahendused, autod, mis seisavad kuskil, mida saab kuskilt võtta või kelle käest laenata ja tõenäoliselt vajadus isikliku kodus kuskil isikliku auto parkimise koha või garaaži järele muutub üsna mõttetuks. Aga ma julgen arvata, et eriti Eesti tingimustes, kus tegelikult suur osa territooriumist on ikkagi hõredalt asustatud, seal jääb tegelikult autole vähemalt paarikümneks aastaks veel tulevikus üsna oluline roll. Ja seda tasub ka mõnes mõttes silmas pidada. Veel, meil tuleb üsna palju elektroonseid lahendusi juurde transpordis. Nagu ma ütlesin, tark tee, tark auto, aga tark juht. Võib-olla võib seda sõnastada niimoodi, et inimene ei ole enam tark juht. Tõenäoliselt muutuvad sellest tulenevalt ka teatavad infrastruktuuri lahendamise lahendused. Projekt kui selline muutub tõenäoliselt natukene teistsuguseks. Kõik sellised tingimused, mis on täna seotud inimese füsioloogiliste omadustega, tõenäoliselt 20 aasta pärast saavad natukene teistsuguse tähenduse. Tõenäoliselt me peaks hakkama mõtlema natukene teistmoodi, millised on need tulevikuteed, kus tegelikult inimese võime reageerida, näha, kuulda, tajuda on oluliselt väiksem ja võib-olla mingi aja pärast peaaegu et kaob, kui me räägime tõesti isesõitvatest autodest. Selle võrra olulisemaks muutub jälle loomulikult informatsioon selle kohta, mis siis teedel toimub, millised on need teed ise, ilmastikust me tõenäoliselt ei pääse, see jääb meile edasi siia selliseks, nagu ta on, isegi kui ta soojeneb, siis tõenäoliselt mitte nii kiiresti, et me seda olulisel määral selle mõjusid tajuks, aga kindlasti informatsioon, mida me kogume liiklusest, mida me kogume inimestelt, mida me kogume sõidukitelt ja selle haldamine, selle edastamine ja selle kasutamine liikluse huvides on see, mis muutub tulevikus väga tähtsaks. Autopargi muutumine tõenäoliselt ei toimu väga kiiresti ja tõenäoliselt kõige keerukamad ajad tulevikus saavad olema veel need, kus meil on parasjagu korraga kasutusel erinevad lahendused. Isesõitvad autod, aga samas ka inimesed oma puuduste ja vigadega ja kindlasti ka reeglite eiramise sooviga. Mis on ka üsna kindel on see, et tulevikus inimese hind, kui niimoodi võib öelda, inimese väärtus ühiskonnas suureneb. Kui meil on vähem, siis iga inimene tinglikult on rohkem väärt. Ja järelikult kõik see, mida me saame tegelikult nagu inimese tervise või elu heaks ära teha, muutub rohkem väärtustatuks. Loomulikult aeg on väga tähtis. Kui me mõtleme, siis tegelikult täna suur osa liikluse ja transpordisüsteemist põhineb sellele, et minimeerida aega. Võidaks võimalikult palju aega millegi muu jaoks. Samas võib öelda seda, et kui me mõtleme, millise liikumisviisi kiirust me siis olulisel määral suurendada saame, siis neid väga palju tegelikult täna ei ole. Tõenäoliselt autod ei hakka väga palju kiiremini sõitma, kui nad täna on. Me võime arutada seda, kas piirkiirus teedel võib olema 10 kilomeetrit suurem või väiksem, mis on tegelikult täiesti detail, aga olulisel määral autode kiirust, me tõenäoliselt isegi nende isesõitvate autode kiirust nendel samadel teedel, mis meil täna on ja kogu seda teedevõrku me tõenäoliselt 20 aasta pärast ümber ei ehita, jääb suuresti samaks. Mille arvelt me siis saame tegelikult aega säästa tulevikus, kui me tahame paremat süsteemi, paremat kättesaadavust, siis võib öelda seda, et tõenäoliselt kõik see, mis ei ole otseselt ajakuluga seotud, sõiduajaga seotud, muutub tähtsamaks. Ajakulu see komponent, mis tähendab millegi ootamist või millegi ostmist või mingi info hankimist. See on see koht tegelikult, kus on võimalik tegelikult kogu reisi juures aega säästa, ümberistumised, kõik sellised asjad, mida saab teha tunduvalt paremini ja tunduvalt ajasäästlikumalt, kui nad on täna. Nagu ma ütlesin, tõenäoline on see, et ühistranspordi roll ja lahendus muutub. Päris sellist ühistransporti ilmselt, kus meil on mingid kindlad bussid, mis sõidavad kindlal ajal kindlasse kohta ja veavad siis
suvalist arvu inimesi. Tõenäoliselt ei ole väga jätkusuutlik. Ennem oli juttu raudteest, ma hea meelega praegu ei puutuks seda teemat, millest Raivo Vare ennem juba rääkis. Aga bussiliikluse puhul võib kindlasti öelda kõik võimalikud paindlikud lahendused kuni selleni välja, millest ennem juttu oli, et enam ei saagi öelda, et ühissõiduk on erasõiduk või erasõiduk on ühissõiduk. Individuaalne ühissõiduk. Ühiskondlik individuaalsõiduk, mis asi? Ühiselt kasutatav individuaalsõiduk. Mõtleme sellele siis mingi sõna välja. Kindlasti suureneb vajadus info järele, info kogumise järele ja vajadus seda töödelda, seda edastada tarbijale just talle sobival lihtsal viisil. Meil on informatsioonitöölt üsna palju, meie tänane probleem eelkõige võib-olla on seotud sellega, et me ei oska seda informatsiooni teha mõistlikult kättesaadavaks ja edastada seda sellisel sobival, lihtsalt vastuvõetaval viisil sellele, kes teda tegelikult vajab. Ja kindlasti üks asi, mis meil ees on energiatarbimise muutus, mis ilmselt on mõneti paratamatu, naftat me Eestis tõenäoliselt ei leia ja teda kunagi kaevandama ei hakka. Ei ole päris selge, milline see tuleviku domineeriv energiatarbimise lahendus siis transpordis saab olema, aga tõenäoliselt see ei ole see, mis meil on täna. No nii, ja nüüd lõpetades siis võib öelda alati, et ennustamine on teatavasti tänamatu tegevus. Ja üldiselt võib alati öelda, et suur osa prognoosijatest võiks julgelt järgida seda nõuannet, mis on seal. Et suur osa nendest prognoosijatest tegeleb niimoodi, et ennustab tulevikku, siis pärast seletab, miks see tulevik meil tegelikult reaalselt täide ei läinud. Ma tänan väga selle võimaluse eest siin täna olla, ma soovin eelkõige Teedo Tehnokeskusele kena õhtut ja kena jätku. Ja ma loodan, et kui selles jutus, mille ma täna siin praegu rääkisin, on midagi kasulikku Teede Tehnokeskuse jaoks, siis mul ei ole selle vastu midagi, kui te võtate seda teatava kingina. Palju õnne! Aitäh! Aitäh, Kaago!